kordan üle. Esiteks on eesmärk selline suur eesmärk, et luua paremad eeldused Lääne maakonna sotsiaalmajanduslikuks arenguks ja seda siis läbi kiire, kaasaegse ja keskkonnasäästliku rongiliikluse. Ja teine selline hästi suur üldprintsiip, mida me oleme järginud, on see, et kasutada võimalikult palju olemasolevat raudteetammi, aga samal ajal seda selliselt, et ta võimaldaks kuni 160 km tunnis projektkiirust, mis tähendab seda, et meil on lõike, mida tuleks õgvendada selleks, et seda kiirust saavutada. Kui me räägime nüüd sellest, mida me planeeringus käsitleme või mis meie see eesmärk on eelkõige tagada täna reisijate vedu. Aga kui me avalikustasime esimest eskiisi, siis tuli meil ettepanek käsitleda ka kaubavedu. Nii et täna on kaubavedu käsitletud pigem sellisel strateegilisel tasemel, mis tähendab seda, et me trassikoridori puhul oleme vaadanud, et näiteks jaamateed, mis on Ristil, Palliverel ja Taeblas, oleksid pikendatavad, aga selliseid eraldi raudteelõike kaubajaamade asukohti me täna ei planeeri, kuna see konkreetne vajadus täna ei ole teada. Ja kui me räägime sellest, et mida see planeering määrab, siis kõige olulisem nii-öelda mõiste on raudteetrassi koridor. Ehk siis see tähendab seda, et me paneme paika koridori, kuhu peavad mahtuma sisse nii raudtee, nii selle raudtee kaitsevöönd, kui ka siis erinevad raudteed teenindavad rajatised, näiteks tehnovõrk. Et täna, kui on küsimus, et kas see peatuskoht kindlasti on selle sama koha peal, siis näiteks peatuskohtade asukohad, see on selline soovituslik ja neid kindlasti täpsustatakse, et tänane eesmärk on siis panna paika see koridor. Ja loomulikult siis planeeringus on ära näidatud jaamad, raudteeületuskohad, mis tähendab siis nii autodele või sõidukitele mõeldud ületused, kergliiklejatele mõeldud ületused, veoalajaamad ja ka näiteks parklad, mis siis hakkavad teenindama neid peatuskohti. Ja nüüd me jõuame alternatiivide kaalumiseni, et tegelikult meil oli ainult 2 kohta, kus me kaalusime selliseid väga suuri ja erinevaid alternatiive, et õgvendusi me ei ole pidanud alternatiivideks. Et alternatiive kaalusime siis Taeblas ja Haapsalus ja lähtudes siis 3 erinevast suurest grupist, need on siis sotsiaalne ja kultuuriline, majanduslik ja looduskeskkondlik. Et siin te näete siis sotsiaalse ja kultuurilise valdkonnal olevaid alateemasid, mida on siis kõike arvesse võetud. Nii müra ja vibratsiooni mõju, teine punkt on kohaliku kogukonna hinnang miljöö muutumisele. Et kui me räägime nüüd konkreetselt Haapsalust, siis Haapsalu puhul see tähendab meie jaoks eelkõige seda küsitlust, mida me viisime läbi jaanuaris. Et saada teada, mida inimesed arvavad nendest erinevatest lahendustest. Et meil oli välja pakkuda 2 õhtukalda lahendust, 1 otseläbimurre ja siis otseläbimurde kombinatsioon koos ajaloolise jaamaga. Et siin all on ka näha, et vastanute hulk oli väga suur, 270 inimest ja suurema sellise poolthääle saidki siis otse läbimurre Rohuküla poole ja selle nii-öelda ajaloolise jaama kombineeritud variant. Et õhtukalda lahendusi inimesed nii väga ei eelistanud. Aga kui me läheme siia teistesse kriteeriumite juurde tagasi, siis lisaks veel rongiühenduse kiirus, auto kasutamise mugavus, ehk siis kui lähedal ta on asustusele, suletavate ülesõitude ja käikude tõttu pikenevad teekonnad ja kultuuriväärtuste vaadeldavus, et
et see on eelkõige seotud just Haapsalu raudteejaamaga. Majandusliku alla ehitusmaksumus ja võõrandatava maa pindala ja looduskeskkondlikkus on siin erinevad riskid siis erineva kaitsekategooria liikidele, siis mõju kaitstavatele loodusobjektidele, mis ei ole otseselt kaitsealused liigid, kaitsealad, üksikobjektid, ja viimane punkt siis mõju looduskeskkonnale, mis ei ole otseselt looduskaitseseaduse mõistes kaitse all, ehk siis vääris, elupaigad, rohevõrgustikud. Ja jõuamegi siis nende Haapsalu trassi alternatiivide juurde. Et kui te näete siin sinisega jooni ja pruunidega, siis sinine on eelistatud lahendus ja need pruunid jooned on siis nii-öelda läbikaalutud trassi lahendused. Ja nende mummudega või ringidega on siis kujutletud nendest trassidest tulenevad ülesõidud. Ja siin on siis kaalumise koodtabel. Siit on näha, et see variant D nii-öelda otse läbimurre on olnud siis eelistatud selleks, et saada Rohuküla poole. See on siis see kaalumise osa. Aga ma arvan, et ma jätan selle nüüd ja lähen edasi eelistatud trassikoridori juurde, et ma räägin siis läbi need põhipunktid ja hakkame siis neid teemasid pärast ükshaaval uuesti üle vaatama. Et täna ma näitan jooniseid koos Ridala ja Haapsalu linnaga, et me ei ole neid eraldi välja toonud, kuna me proovisime ikkagi näidata neid ühtsete lõikudena. Ja seega on siis peatuskohad Uuemõisas, mis jääb Ridala valda, Haapsalu linnas siis Kastani ja Haapsalu nii-öelda põhiraudteepeatus. Hiljem ma näitan, et seal on 2 asukoha varianti platvormidele ja Rohuküla peatuskoht siis taaskord Ridala vallas, kus meil on ka 2 erinevat platvormi varianti välja pakkuda. Kui me räägime nüüd õgvendustest, siis Ridala valda just Rohuküla lõigule jääb 1 õgvendus ja õgvenduste kohta siis nii palju, et tänasel hetkel me lihtsalt näitame ära, milliseid õgvendusi on vaja teha selleks, et saavutada 160 km/h kiirus, aga see, kas neid õgvendusi reaalselt ka välja ehitama hakatakse, see siis selgub ehitusprojekti käigus. Et täna ma kindlalt ei ütle, et need kõik lähevad realiseerimisele. Rääkides ülesõitudest, siis esiteks tuleb vist öelda, et kõik sellele raudteelõigule jäävad ülesõidud jäävad 3. kategooriasse. Et see on siis seotud sellega, et kui palju läbib raudtee koosseise seda lõiku ja kui palju ületatakse autodega seda ülesõitu. Ja sellest tekib siis korrutis, mille alusel pannakse paika see ülesõidu kategooria. Ja kuna meil on kõik 3. kategooria ülesõidud, siis ma olen ka välja toonud need normid. Ehk siis peab olema tagatud foorsignalisatsioon ja kui ei ole võimalik tagada nähtavus kolmnurka, see on selline üsna suur ala ülesõidu juures, siis lisaks tuleb paigaldada ka tõkkepuud. Ja planeeringus meil ongi siis välja toodud suletavad ülesõidud, säilitatavad ülesõidud ja siis need ülesõidud, mille puhul me täna ei saa võtta lõplikku otsust, kas seda tuleb siis sulgeda või säilitada. Ehk siis need on määratud ülesõitudena, mille vajalikkust siis kaalutakse ehitusprojekti käigus. Rääkides ülekäikudest, siis ülekäigud tuleb tagada ikkagi kõikides ülesõidukohtades, et seal, kus saavad autod üle, peavad saama ka kergliiklejad üle. Ja lisaks on siis planeeringus välja toodud need ülekäigukohad, mis ei ole otseselt seotud siis nende ülesõitudega. Ja me oleme arvestanud nii
harjumuspäraseid liikumissuundi, puhkealadele, töökodu, koduteenus, et kui just arvestades seda, et kui inimesed seal nagunigi liiguvad, et ei tekiks ohtu, et keegi jääb rongi alla. Ja aga läheme siis ettepanekute juurde. Kas ei ole seda kodanikku siin? Edward Orrot? Ei ole. Ei. Et temalt on tulnud ettepanek lisada Jaanika peatuskoht Herjavas. Et tänasel hetkel me ikkagi, et siin on kaks erinevat sellist eesmärki, et pakkuda võimalikult hästi kättesaadavat raudteeühendust ja samal ajal, et see raudtee oleks ka piisavalt kiire, et inimesed seda kasutaksid. Ja meie hinnangul see Herjava peatuskoht, selle taga olev elanikkond ei ole niivõrd suur ja see nii-öelda Uuemõisas asuv järgmine peatuskoht on piisavalt lähedal, et mitte rajada liiga palju üksteisele väga lähedal olevaid peatuskohti. Nii et tänane seisukoht on see, et Jaanika peatuskohta Herjavasse ei peaks rajama. Ja siis selline üldine ettepanek, et mitte rajada õgvendusi ja kasutada olemasolevat tammi. Et nagu ma ennem ütlesin ka, siis nende õgvenduste realiseerimine ei ole täna 100%, aga me ikkagi vaatame seda raudteeehitust väga pikas perspektiivis ja kui täna 100 km/h kiirus meid rahuldab, siis võib-olla 20-30 aasta pärast on ka see 160 km/h meie jaoks liiga aegane. Nii et neid õgvendusi me kindlasti, nendest me täna ei loobu, lihtsalt hiljem tuleb vaadata, et kas neid on otstarbekas rajada või mitte. Nagu ma ennem rääkisin, siis Elisa Eesti poolt on tulnud ettepanek, et lisada siis seletuskirja kindlasti see punkt, et me tagame neile ligipääsu mobiilimastile. Selle täienduse on seletuskirja tegime. Haapsalu linnavalitsuselt on tulnud esialgne ettepanek paariks täienduseks võõrandamise peatükis ja nagu ma ennem ka mainisin, siis paralleelne linnatänav raudteega. Et selle me planeeringusse sisse kirjutame, et kuidas ta suhestub siis selle raudteega. Meil on tulnud, mis puudutab Haapsalu raudteejaama, siis Haapsalu raudteejaama esine platvorm täna on olnud palju diskussiooni sellel teemal, kas on võimalik ikkagi kasutada ajaloolist ooteplatvormi või mitte, kas see tehniline lahendus on võimalik ja on tulnud selline sõnastusettepanek, et osaliselt ette, et variant B kasutamisel tuleks eelistada ajaloolist reisijate ooteplatvormi jaamahoone ees, mis tagab reisijatele kiireima, mugavaima ja eelkõige ohutuma pääsu linna ning jaamahoonesse ja seal paiknevate teenusteni. Ja selleks, et siis saada teada, kas kasutamine või ajaloolise platvormi kasutamine on võimalik, et siis on vaja tellida täiendav eksperthinnang. Meie tänane vastus on see, et sellist väga mahukat eksperthinnangut teemaplaneeringu raames me ette ei näe, aga loodetavasti koostöös Muinsuskaitseametiga me sellise eelseisukoha saame paika panna, et mis tingimustel ja kuidas oleks võimalik seda platvormi kasutada. On tulnud Neemesifilt ettepanek ikkagi kaaluda seda olemasoleva tupiku kasutamist Rohukülla suundumisel. Meie varasema seisukoht on olnud, et kuna tegemist on üsna Kiltsi tee puhul on tegemist üsna
suure kasutuskoormusega teega, siis nii-öelda 2 korral nii tagurdamisel kui ka siis Rohuküla pööramisel ei ole mõistlik seda plattu või seda ülesõitu kinni panna, et see on ka põhiline põhjus, miks me sellest tupikulahendusest oleme loobunud. Ja on tulnud veel ettepanek siis kaaluda täiendava peatuskoha rajamist Haapsalu ja Rohuküla vahele. Et see on nüüd selline punkt, mille koha pealt peaks suhtlema eelkõige vallaga, et sinna on küll ette nähtud üsna palju uusarendust, aga tänasel hetkel see hoonestus meie hinnangul ei ole nii tihe, et sinna peaks ühe täiendava peatuskoha veel kavandama. Maves esindajana täna räägime natuke sellest, et kuhu me praegu oleme jõudnud oma keskkonna strateegilise hindamisega ja nagu Liis enne ütles, siis see on niisugune protseduur, mis viiaksegi läbi paralleelselt planeeringuga ja selle eesmärk ongi siis eelkõige leida meetmed, mida tuleb rakendada raudtee ehitamise ja rajamisega, ehitamise ja ekspluatatsiooni käigus, et need mõjud keskkonnale ja inimestele oleks siis võimalikult väikesed. Ma alustan siis müra teemast, et selleks, et hinnata võimaliku rongide poolt tekitatava müra mõju, sai tellitud uuring, mis siis hõlmas peaaegu et poolt seda raudteetrassi. Siin kaardil on siis näha need lõigud, kus müra mudel tehti ja need on siis valitud põhimõtteliselt maakonna planeeringult tiheastusalade järgi. Selle uuringu aluseks siis oligi konkreetselt elektrirongide müra ja arvestatigi siis niisuguse rongide arvu ja siis omadustega, mis reaalselt siis praegu nendel Eestis kasutusel olevatel elektrongidel on. Ja tulenevalt siis määrusest on nende elamualade puhul tegemist siis teise kategooria aladega, kus on ette nähtud nii-öelda müra taotlustase, mis peab siis tagama head akustilised tingimused ja mis ei põhjusta liigset häirivust, on siis päeval 55 detsibelli ja öine 45 detsibelli. Ja sellest müramudelist selgus, et tegelikult Haapsalus ja Ridala vallas ei olegi sellega probleeme ette näha. Et see mudel on tehtud ka väikese varuga, aga ongi arvestatud just elektrironge. Et kui peaks tõesti juhtuma nii, et kunagi hakkab toimuma kaubavedu, siis kindlasti tuleb teha uus müramudel ja neid asju uuesti hinnata. Aga kas sa räägid nendest detailmäärikutest ka hiljem? Ma siinkohal mainin ära, et kui olemasoleva olukorra puhul ei ole probleemi, siis see peamine põhjus, miks neid detailplaneeringuid, kehtestatud detailplaneeringuid tuleb üle vaadata, just eriti Haapsalu Rohuküla lõigul ongi see, et see nii-öelda prognoositav müra võib ulatuda siis sinna detailplaneeringuga ette nähtud hoonestusalale. Et üldjuhul on 18 meetrit raudteeteljes selline kaugus, kus ülenormatiivne müra muutub või kaob ära. Ehk siis seda peaks järgima, et lähemale just eluhooneid ei ehitataks ka tulevikus. Sest et oluline on just see müratase, mis saavutatakse eluhoonete fassaadil. Ja pisut siis vibratsiooniteemadel ka, et eksperthinnad koostati siis kirjanduse põhjal, mingeid uuringuid siin tehtud ei ole, aga leiti, et ohutu vahemaa kaugus on samuti 18 meetrit nagu müra puhulgi põhimõtteliselt ja linna puhul isegi 6 meetrit. Ja
reaalselt siis see sõltub küll pinnasest, aga vibratsioon hajub umbes 25 meetri kaugusel raudteest. Et seda võiks siis lugeda selliseks piiriks, kus tõenäoliselt enam mingit probleemi ei tohiks olla. Ja neid hooneid, mis asuvad raudteele lähemal kui 25 meetrit, on Ridala vallas 1 ja Haapsalus 2. Tahaks lihtsalt seda küsida, et selle planeeringu järgmine etapp on, et läheb kooskõlastamisele. Järgmine etapp nüüd on kooskõlastusring just. Ma tahan öelda, et nii-öelda põhilahendust ei tule, et see sama asi, mida me praegu vaatame, me sisuliselt vaatame kui lõplikku planeeringut, mis läheb kooskõlastamisele, vastuvõtmisele, kehtestamisele. Et minu jaoks on see erinevus, kas ma vaatan seda kui eskiisi või ma arvestan, et okei, puhas lahendus tuleb natukene teistsugune. Noh, selles mõttes, et ülearused asjad on ära võetud. Kooskõlastusringile, mis puudutab neid jooniseid, seda me oleme rääkinud, et kooskõlastusringile jäävad kindlasti need alternatiivid peale. Me kindlasti, nagu Kadri siin ka rääkis, et ennem kooskõlastusringi me peame KSA seisukohast mingid asjad veel ära täpsustama, kõik need parandusettepanekud sisse viima, aga sellises üldplaanis ma arvan, et väga suuri muutusi enam ei tule. Et nagu ma ütlesin, et meie hinnangul need ettepanekud täiendavate peatuskohtade rajamiseks ei ole tänasel hetkel väga õigustatud, vaadates, kui palju seal elanikke taga on. Et selle avalikustamise eesmärk ongi siis täna veel võimalikult palju parandusi sisse viia ja siis saata ametlikule kooskõlastusringile. Ja kui on kooskõlastusring läbi, taaskord teeme selle alusel parandused ja siis tuleb siis nii-öelda kõige suurem, kõige olulisem avalikustamine, et kui me täna saatsime tähitud kirjad nendele inimestele, kes jäid õgvenduste, nii-öelda kelle maa jäi õgvenduste alla, nendele inimestele, see nüüd ei puuduta Haapsalu ja Ridala lahendust, et kes olid seotud nende veoalajaamadega ja ka Ridala vallas 2 detailplaneeringu nii-öelda huvitatud osapoolele siis või planeeringu omanikule, kelle puhul me näeme, et tuleks kas osaliselt tühistada või kehtetuks tunnistada või mingisuguseid parandusi teha. Et neid on kõiki teavitatud, aga siis me teavitame kõiki neid inimesi, kes trassikoridori sisse jäävad. Et see plaan on siis jah selline, et kooskõlastamine, parandused ja siis suur vastuvõtmine.